meel, et otsustasite vaadata arhitektuurisaadet Majade ajas. Üle kuu aja on Tartus Raadil avatud Eesti Rahva Muuseum. Läheme sinna koos Arhliidu seeniorarhitektidega ja vaatame, mis maja see on. Eesti Rahva Muuseum Raadil on veidi üle kuu aja olnud külastajatele avatud ning lisaks üksikkülastajatele on siin käinud ka paljud ekskursioonigrupid. ERM-i oma silmaga üle vaatama sõitsid ka Arhliidu staažikad liikmed, kellele tehti lisaks tavapärasele veel eraldi maja arhitektuuri ehitust käsitlev loeng ja ringkäik majas. Tegelikult algavad kõik asjad ju konkursist, arhitektuurikonkursist ja sellest, kes otsustavad, milline see uus Eesti Rahva Muuseum tuleb? Jah, tõepoolest öeldakse, et iga arhitektuurikonkurss või iga arhitektuurikonkursi tulemus on žürii nägu ja täpselt nende inimeste nägu, kes selle võidutöö välja valisid. Mis siis nüüd Eesti Rahva Muuseumisse puutub, siis tõepoolest seda maja on planeeritud aastakümneid, kui mitte öelda, et isegi rohkem. Aga kui me räägime nüüd uuest Eesti iseseisvusajast, siis tegelikult esimene konkurss sellele hoonele toimus juba aastal 1993, nii et päris Eesti Vabariigi algusaastatel. Ja toona pidi ta tulema Tartu kesklinna, Toomemäele, lagunenud puithoonete asemele, suhteliselt sellise kitsasse piirkonda, tihedasse piirkonda. Ja toonase konkursi võitsid toona noored arhitektid Raal Usse ja Tanel Tuhal, Pärnu taustaga mehed, võistlustööga ilusa nimega Põhjakon, mis viitas sellisele mütoloogilisele ja rahvuslikule alatoonile, mis tegelikult selles projektis ka väga selgelt näha on, et kui võrrelda nüüd seda ERM-i, mis kavandati 90ndate alguses sellega, mille me täna saime ja millele toimus siis teatavasti uus konkurss üle 10 aasta hiljem, siis need on kaks täiesti erinevat hoonet, erinevat ajastut ja väga selgelt näitavad seda, kuidas iga konkurss, iga hoone, iga maja räägib oma ajastu sellisest identiteediotsingutest ja vaimsusest ja arusaamast, milline peab olema rahvuslik arhitektuur, milline peab olema selline kultuuri sümbolhoone, mida ERM kahtlemata on. Et selles mõttes on huvitav võrrelda neid kahte muuseumi. Teatavasti sellest 93. aasta projektist ja sellele järgnenud projekteerimise ja kavandamise protsessist siiski asja ei saanud Tartu kesklinna. Nüüdseks on seal piirkonnas juba uued ja teised majad ehitatud ja jäi Eesti Rahva Muuseumi traditsiooniline kodu, süda, Raadi mõis ja Raadi lennuvälja ala siis selleks uueks kohaks, kuhu tänaseks see suure jooneline hoone on rajatud. Ja tõepoolest see asukoht, see selline linnaäärne, väga palju avarat maad, avarat pinda, avarat maastikku, hõlmav krunt kindlasti dikteerib ka selle hoone olemuse, selle väljanägemise ja samuti ka selle suuruse. Et üks argument kindlasti oli ka toona, et kõik ei mahu ära sinna kesklinna. Et tõepoolest see, kui rääkida suurustest ja ruutmeetridest, siis sinna Tartu kesklinna kavandati umbes 25 000 ruutmeetrine muuseum, siis tänane muuseum Raadil on üle 10 000 ruutmeetri suurem. Et selles mõttes tegu on äärmiselt mahuka objektiga kindlasti. Nüüd sellest teisest konkursist ja võidutööst. Teine konkurss tõepoolest toimus aastal 2006. 2006 arhitektuuris ja majanduses Eestis toonases on selline niinimetatud buumiaeg või algas selline hullumeelne ehitusralli, konkursside ralli ja väga selgelt oli näha ka just arhitektuurikonkursside maastikul rahvusvahelistumine ehk Eesti Euroopa Liidu liige. Kõik konkursid olid avatud kõigi maade arhitektidele, kui nii võib öelda, või vähemalt Euroopa Liidu arhitektidele.
Ja see oli väga selgelt näha ka nii Eesti Rahva Muuseumi konkursi tulemustes kui ka paljude teiste väga oluliste objektide konkursi tulemustes, mis aastatel 2006 kuni 2008-2009 Eestis korraldati, et iga aasta praktiliselt oli üks suurem arhitektuurikonkurss, küll Kunstiakadeemia peahoonele, küll Rahvusringhäälingu hoonele. Ja nende objektide nii-öelda projekteerimisõigus ja nende konkursside võidud läksid kõik reeglina siis nii-öelda välismaistele büroodele, tihti väga noortele, alles alustavatele arhitektidele, erandina võib-olla ainult siis Tallinna Uue Raekoja konkurss, mille võitis siis juba toona väga tuntud Taani arhitektuuribüroo Bjerke Ingels Grupp. Aga tõepoolest ERMi konkurssis aastal 2006 võit läks noorele Pariisis tegutsevale arhitektuuribüroole Dorel Gottmech Taane. See on siis nimi, mis on tuletatud arhitektide perekonnanimedest. Väga sellisel kosmopoliitsel moel on kõik nad pärit erinevatest riikidest ja hoopiski mitte ainult Euroopast, vaid ka Jaapanist, Liibanonist ja Itaaliast siis antud juhul. Õpingute käigus kokku saanud noored, kelle jaoks Eesti Rahva Muuseum kindlasti on nende esimene suur konkursivõit ja esimene suur ehitatud objekt ja seda kuni tänaseni. Ja loomulikult on neil ka tänu sellele, et nad nüüd selle ehitus- ja projekteerimisprotsess on kokku võtnud täpselt 10 aastat, siis aastast 2006 kuni siis avamiseni nüüd sügisel 2016, siis kindlasti on arhitektidel ka väga tugev emotsionaalne side tekkinud nii Eestiga, nii Raadiga kui ka selle majaga. Et võib arvata, et sellistele alustavatele ja tärkavatele talentidele nende esimene objekt on kindlasti väga oluline ja nad kindlasti tegid seda südame ja pühendumisega. Kas konkursil märgiti ära ka mõnda Eesti arhitektide kogumit? Tõepoolest, sellel konkursil kõik auhinnatud preemiad või auhinna esikolmik läks piiri taha. Teise koha võitsid Soome arhitektuuribüroo, kuid ostupreemia pälvisid toona noored, aga juba palju teinud arhitektid arhitektuuribüroost Kosmos, kes siis tänaseks enam selle nime all ei tegutse, aga sellisele Eesti arhitektuurile oli see ikkagi väike võit, et kohalikud mehed olid siiski nii-öelda mängus sees. Nüüd siis võidutööst ja milline ta oli konkursi võites ja mis on temast praegu saanud, et kui palju see projekt muutus põhimõtteliselt? See projekt oma põhiolemuses tegelikult väga palju muutunud ei ole ja see annab tunnistust ka tegelikult nii tellija kui ka arhitekti sellisest heast koostööst, et keegi ei ole liiga palju järeleandmisi teinud ja kõik on oma põhimõtetest kinni pidanud. Selle projekti põhiideeks, mis on säilinud ka nüüd lõpuni välja, on siis hoone, selle muuseumi väga pikaks venitatud hoone mahu suhestumine või liitumine, otsene liitumine siis Raadi omaaegse nõukogudeaegse sõjaväe lennuvälja maandumisrajaga. Muuseum on väga pikk, ta on 360 meetrit peaaegu pikk ja selle selline mõtteline ja visuaalne tegelikult pikendus ongi seesama lennurada, et mõnes mõttes see muuseum ulatub ühest otsast lõpmatusse, ta ulatub silmapiiri taha, kui seal muuseumis tegelikult olla ja tema nii-öelda teisest otsast või selle lennuraja poolsest väljapääsust siis välja vaadata, mis on kindlasti väga võimas ja ilus kujund arhitektidel. Omal ajal kindlasti tekitas palju diskussioone, kas meie rahvuslik sümbolhoone, monument, kas meie käpikud ja rahvariided peaksid olema endisel sõjalennuväljal, kas nõukogudeaegsel sellisel väga tugeva militaarse identiteediga sõjalennuvälja osa ja millele siis peale jääb. Aga tulemus minu meelest on väga suurepärane tasakaal tegelikult väga sellise monumentaalse ja massiivse hoonekehandi ja sama monumentaalse militaarmaastiku vahel. Seda enam, et sellised nõukogudeaegsed
sõjaväeobjektid ja üldse nõukogudeaegne arhitektuur ja keskkond on lääne inimesele ja ma arvan ka siinsele nooremale põlvkonnale juba selline eksootika ja äärmiselt huvitav, äärmiselt mitmekihiline ja sellist nagu mitmed teemad põimuvad selles aineses, et mitte sellele selja pööramine, vaid sellega suhestumine antud ERMi kontekstis. Ma usun, et see oli väga õige samm. Kui algselt mõningad muudatused on projekti käigus siiski sisse viidud, mis on ka nii suure objekti puhul ju loomulik, pidi olema see meeletult pikk hoonekehand, nagu ma ütlesin, tema katus pidi olema jalutatav või käidav, ehk inimesed oleks saanud nii-öelda lennurajalt otse siis katusemaastikule minna ja vastupidi. See erinevalt tehnilistel ja eelarvelistel põhjustel jäi ära. Samuti selline silla motiiv, et ta teatavasti on siis selle raadi sellise tiigikese või järvekese kohal omamoodi sillana, et see ka mõnevõrra lihtsustus, aga samas see idee ja see mõte on tegelikult selles mahus ja hoones täiesti alles ja kui me läheme uue muuseumi fuajeesse ja sinna restorani ja söögialale, siis tegelikult see ongi ripub selle tiigi või vee kohal ja samuti väga ilus kujund on siis auditooriumi selline liitumine vahetult sellesama vee ja loodusega ehk auditooriumi tagasein on siis klaasist, on nagu üks suur aken, et sa saad ka otse nagu välja vaadata, kui loeng tundub äärmiselt igav. ERM on saanud tunnustust Eestis, aga ta on ka saanud tunnustust väljaspool Eestit, et kui palju see näiteks Eestile kasutab, arhitektidele päris kindlasti? Päris kindlasti ta toob kasu Eestile tervikuna. Arhitektuuri meedia tõepoolest on üles korjanud selle objekti väga aktiivselt. Ta on pälvinud Prantsusmaal kõrge arhitektuuri auhinna, mis anti üle kevadel Veneetsia Arturi biennaali avamise käigus, mis oli väga oluline ja tähtis sündmus ja ma usun kindlasti, et neid arhitektuuripreemiaid tuleb sellisele objektile veel, mis mõnes mõttes on ka ootuspärane või paratamatu, võiks isegi öelda, sest arhitektuuripreemiad kiputakse ikkagi andma suurtele hoonetele, kultuurihoonetele, kultuur on tähtis ja eriti Euroopa arhitektuuris on endiselt sellised sümbolhooneteks, kuhu investeeritakse palju ja millest oodatakse palju, eelkõige kultuuriga seotud avalikud hooned. Et uus Eesti Rahva Muuseumi hoone sobitub kindlasti siia konteksti väga hästi. Tegu on ühe esimese siis tõeliselt kaasaegse muuseumihoonega Eestis peale Kumu valmimist Kadriorus ja ütleme õigupoolest siis, kui lugeda ka väike okupatsioonimuuseum Vabaduse väljakul, siis võib-olla see on selline kolmas suur muuseumihoone, mis Eesti riik on ehitanud ja ta esindab oma olemuselt väga hästi sellist ka kaasaegset muuseumihoone tüübi muutust ja kuidas muuseumid on muutunud, nende funktsioonid on muutunud ja tegelikult ka kasutajate või inimeste ootused, kes muuseumisse tulevad, on selle 25 aastaga vähemalt, mis Eesti Vabariigi ajal on väga palju muutunud, et ERM koondab endas, ta on nagu väike linn, ta koondab endas väga palju funktsioone. Lisaks näitusele on seal ka söögikohad, on raamatukogu, on vaba aja veetmise võimalus, konverentsikeskus, isegi mitu konverentsisaali, erinevad ajutiste näituste saalid ja päris kindlasti, kuna see maatükk on tõeliselt lahmakas seal ümber, nagu juttu oli ja see vana raadi mõis ja see keskkond seal vajab tegelikult korrastamist, siis päris kindlasti järgmiste aastate, ma tahaks loota, et mitte päris aastakümnete jooksul, see keskkond ja see muuseumi ümbrus tegelikult muutub väga mitmekesiseks, aktiivseks vaba aja veetmise kohaks, nagu on ka Tartu linna ja siis ka Tartumaa plaan selle raadi piirkonnaga. Et selles mõttes
ERM saab olema üks element sellisest laiemast piirkonna regenereerimise ja arendamise plaanist ja projektist. Juba on sinna kavandatud ka elamualasid, uusi korterelamuid ja eramuid, et kõik see moodustab üks hetk ühe terviku ja siis ta ei olegi enam Tartu kesklinnast ehk nii kaugel, kui ta meile täna võib tunduda. Ilmselt inimesed muudavad oma arvamust nagu minagi, kui ma seal käisin, et mulle alguses tundus, et see raadio on kuskil jumal teab kus, eks ju. Tegelikult ei olnudki, ta oli ikka üsna linnas. Jah, jala minna, eks paarkümmend minutit ikka võtab, aga ega samamoodi on ju Kumu ei ole tegelikult meil kesklinnas, et millegipärast on niimoodi sattunud, et sellised olulised kultuuriobjektid on sattunud natuke nagu kesklinna servale, aga üks põhjus on just seesama ka suurus, et selline 35 000 ruutu kultuuripinda ei oleks sinna Tartu kesklinna mingil juhul mahtunud, et see kindlasti oli ka soov liita väga palju funktsioone selle muuseumihoone endaga ja see soov paratamatult tähendab, et sa pead leidma sobiva krundi, kus on piisavalt avarust ja ka perspektiivi areneda. Ja muidugi see selline mitmefunktsioonilisus, viide ka praegusele kultuuripoliitikale tegelikult aitab muuseumidel eksisteerida, ta aitab neil vee peal püsida, et see kindlasti on ju tulubaas, millega saab toetada muuseumi põhitegevust ja millega saab toetada näituse tegevust ja uurimist ja et selles mõttes see füüsiline ruum tegelikult ja see selline erinevate teemade ja erinevate funktsioonide kokkukogumine ühe katuse alla, ühe muuseumi tegevuse alla, tegelikult üks tegevus toetab teist ja ütleme, praegune selline neoliberaalne, nagu on moodne öelda, kultuuripoliitika sellist lähenemist soodustab ja see ei ole ainult Eestis, see on tegelikult trend kogu Lääne-Euroopas, et Inglismaa muuseumid, kes vähegi Londonis on käinud, need ei saagi aru, kas see on rohkem muuseum või on ta kaubamaja. Mingitel sajanditel sai arhitektuuri stiile kuidagi paika panna, et see on selle aja stiil, renessants, mis iganes, gooti. Aga kuidas nüüd tänapäeval sellega lood on, et kuhu seda Kumu ja ERM-i paigutada, et neil on nüüd aastate vahe on päris suur, aga kas nad lähevad nagu ühte stiiliauku? Stiilidest tänapäeval nagu väga ei taheta rääkida, olgem ausad, et võib-olla kõige sellisel üldisemal tasandil või kõige abstraktsemal tasandil võiks öelda, et ta on selline kaasaegne rahvusvaheline stiil, kaasaegne selline moodne arhitektuurikeel. Kumu puhul kui Kumu ja uut ERM-i võrrelda, siis kindlasti on teatud sellised arhitektuurse käekirja erinevused, on ka väga selged materjali erinevused, kui Kumus on selgelt panustatud sellistele väärikatele, ajatutele, klassikalistele materjalidele, paekivile, puidule, sellisele metallile või vaskplekile. Siis ERM-i puhul on selline võib-olla tehnitsistlikum või selline veelgi neutraalsem lähenemine ehk arhitektid on üritanud seda hoonet võimalikult, seda interjööre võimalikult vähe märgatavaks teha ehk tähelepanu on küll detailidel, aga need ei ole sellised detailid, mis sulle silma kargaks, mis sulle kaugelt karjuks, et mina olen siin rahvuslik muuseum, vaid ta on selline neutraalne taust, neutraalne ruum, kus tegelikult särab see, mis peabki särama ehk ekspositsioon, ehk need meie rahvuslikud aarded ja varad, mida meile näidatakse ja mis on selliste väga oluliste objektidena välja valgustatud ja välja toodud. Et mis ERM-i puhul kindlasti on tajutav, kui seal käia ja kui seal nii-öelda mõttega ringi liikuda, on selle hoone mastaapsus, see monumentaalsus, ehk ta mõjub meile oma ruumiga, oma suurusega, nende lagede kõrgusega, nende vaadete avarusega. Et kindlasti ei ole ta selline suletud, pime ruum, nagu tihti ka muuseumid on, vaid ta on pigem keskkond, mis suhestub välisruumiga ja mis kindlasti sisendab külastajale sellist aukartust natuke, võib-olla natuke ka sellist kõledust, ma ei oska öelda, eriti mis puudutab neid selliseid foajee ja sissepääsualasid, et
see ruum, kuhu sa sisened, on väärikas, ta on austusväärne, siin on väga olulised asjad näidatud, väga olulistel teemadel räägitakse, need on meie rahvuse jaoks, meie identiteedi jaoks olulised teemad. Et see on sõnum, mis see ruum tegelikult meile edasi annab ja samas on ta väga kaasaegne, väga selline rahvusvaheline arhitektuurikeel, mis samas nagu liidab meid sellise rahvusvahelise kontekstiga, ehk see asi, mida me siin ajame, ei ole ainult meie väike kappade ja käpikute näitamine, vaid tegelikult nende mõtestamine rahvusvahelises kontekstis, nende mõtestamine meie ajaloo kontekstis ja näitamine, et nii selle muuseumihoone arhitektuur kui ka need ekspositsioonid on tegelikult sellise rahvusvahelise ajaloo osa ja rahvusvahelise tänapäeva uurimuse osa. Kui paljud inimesed käivad siin ja keda huvitab ka arhitektuur? Meil on juba enne avamist käinud väga palju arhitekte. Ma usun, et Eesti arhitektide enamus on siin ära käinud ja just nimelt vaatamas arhitektuuri, siis kui ta oli veel vaba sellest sisustuskoormusest. On käinud ka välismaiseid arhitektide gruppe, keda tänu meie maja projekteerijatele või joonistajatele, arhitektidele välismaalt on nad ise organiseerinud, nii et on neid olnud siin nii Prantsusmaalt kui Jaapanist kui mujalt. Nii et üldiselt ma usun, et teadmine sellest majast kui teatud mõttes ikkagi rahvusvahelisest projektist on ka rahvusvaheliselt hästi levinud praeguseks, sealhulgas juba arhitektuuri eriala ajakirjandusse. Aga kahtlemata on ka neid inimesi väljaspool erialaringkondi, et kellele läheb korda just nimelt selle hoone enda imposantsus ja see lugu, mis siia juurde käib. Ja seda me kindlasti ka kõigile külastajatele, kes tulevad, püüame rääkida natukene lisaks sellele, et meil on toredad näitused. Eesti mõistes on ikkagi kogu see maja oma siselahenduse ja ülesannete jaotuse poolest ikkagi erakordne maja, et ta ei ole tavaline muuseumihoone selles mõttes, et siin on hoidlad, näitusesaalid ja tööruumid, vaid ta on ikkagi mitmefunktsiooniline kultuurimaja, kus peab olema oma kodu või oma pesa kõikvõimalikul kõrgkultuurilisel tegevusel ka, kunstidel, teatril, filmil, muusikal ja nii edasi. Ja seoses sellega, et siin on palju asju võimalik teha väga tõsisest kunstisündmusest kuni väga lõbusani meeleoluka peoni, siis käivad ka inimesed, kes tahavad üritusi korraldada, käivad siin seda maja uurimas ja vaatamas just selle pilguga, et kuidas need ruumilahendused võimaldavad üht või teist kunstisündmust või üritust korraldada. Nii et ja siin on, ma ütleks küll, et arhitektuur on siis esikohal. Mina, kes ma olin ka üks nendest, kes arvas, et ERMi ehitamine nii kaugele ja kes siia tuleb, me oleme praegu kolmapäevane päev, keset päeva, rahvast on täis. Selles mõttes jah, küll, meie ootused on täitunud ja me loodame, et see rahva ühtlane, tasane voog jätkub siia pikemat aega, sest et oluline ongi just see, et inimesed tunneksid ennast ka seda ekspositsiooni vaadates mugavalt ja kindlasti on selles mõttes, kel vähegi võimalik on mugavam ja mõnusam tulla argipäeval, kus nädalavahetusel me siin möödunud nädalavahetusel nägime juba, et kui on päevane külastajate hulk on üle 1800, et siis läheb natukene tihedaks ja eriti kui on palju gruppe korraga, kes liiguvad nagu nii pundis ju, mitte ühe kaupa. Nii et rahvas on selle minu arusaamist mööda hästi omaks võtnud ja esialgu meile ka need mõned puudujäägid, mis meil veel on ja mida me püüame siin kiiresti likvideerida, andeks andnud. Me anname endale aru, et lõputult seda andeks andi ei tule, et heal päeval peavad olema meil kõik siiamaani veel natukene ripakile asjad või natuke vildakad asjad peavad olema seatud, kõik peenhäälestatud, nii nagu riigikord ette näeb ja küllap me sellega ka hakkama saame, aga see küsimus, et kas ta on nagu vales kohas või vale kujuga või nii edasi, et see teema peaks olema nüüd tõesti Eestis lõpetatud, sest ega faktid selle pärast, kui sa nende peale vihane oled, faktid ei muutu. Faktid jäävad faktideks. See maja on siia ehitatud ja niisugusel kujul ja nüüd on ta siin väga pikka aega ja parem on see siis juba kord rõõmuga omaks võtta, sest et teist varianti praegu ei ole. Et see on nüüd see Eesti Rahva Muuseum, millega me järgmised 100 ja 200 aastat elame ja nii on. Kui arhitektid olid välismaalased, siis ümbrus ehk maastikuarhitektid olid meie endi omad. Kas ümbrus on nüüd enam-vähem nii korras, kui ta
tahetud on või kevadel tuleb veel midagi juurde? No kindlasti üks asi on see ju, et haljastuse valmimine võtab aega, et praegu on taimed istutatud, aga võib-olla, et nad peaksid mõne aasta kasvama, et siis näeks täis ilu kõik välja nii, nagu seda on planeeritud ja projekteeritud. Pinnasetööd, suuremad reljeefi kujundamised on siin maastikul nüüd tehtud, et selliseks ta jääb ja sellel oma välialal me loomulikult loodame juba järgmisel ja ülejärgmisel aastal arendada välja selle, mis ei olnud praeguse projekti osa, ehk siis kõik vajalikud seadmed, vahendid ja keskkonnad, et selle väliala nii kasutada, nagu me oleme mõelnud. Seal on siis 7 paviljoni peaks tulema, vabaõhulavasid, mitmesuguseid muid toetavaid ehitisi, et inimesed selle väliala saaksid tõesti võimalikult mitmekülgselt kasutusse võtta ja me ei taha teda kuidagi nimetada teemapargiks, sest et see ei ole Tivoli ja me ei paku seal mingisugust nagu väga lihtsat ja vaimu mitte kurnavat meelelahutust, vaid püüame ikkagi sellist sisu luua sinna, mis on kultuuriline sisu ka ja mis täiendab siis seda, mis maja sees saab teha. Nüüd läheme meie saate juba lahutamatu osa juurde ehk vaataja küsimuse vastuse juurde ja pärast seda ka võitja väljaselgitamiseni. Eelmises saates küsisime, milline mõõtühik on saažen ja vastuseid tuli päris palju, kõik neist õiged. Saažen on Eesti vaste sellele on süld, 3 arssinat, 7 jalga, 2,1336. Kes võitis? Kloostri trükise ja Iguumen ja Varvara raamatu. Tema. Aga vaata, kes? Trükise võitis Riina Kirber. Palju õnne, Riina Kirber. Ja raamatu saate kätte nüüdsest Tallinna Televisioonist ehk Solarise keskusest 4. korruselt. Aga ka selles saates on meil küsimus. Kuidas see kõlab? Küsimus tuleb siis uue Eesti Rahva Muuseumi hoone kohta. Kui pikk see maja on? Kellel vastust teada? Kui ei, siis võib ka kohale minna välja mõõta selle. Täpselt niimoodi. Ja anname teile nüüd selleks aega 2 nädalat. Ja sellega on meie saade läbi, nii kohtume tõesti 2 nädala pärast.